Kuidas me saime oma noorteühing Torele maskoti? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb kerida tagasi aastasse 2000, mil tugiõpilastegevus oli Eestis olnud juba 4 aastat ning tekkis suur vajadus koondada kogu tegevus ja inimesed ühe mittetulundusühingu alla. Käed löödud, ühing loodud, aga midagi on justkui puudu. Loomulikult maskott. Tähelepanu, MTÜ Noorteühing Tore otsib oma töökasse, tegusasse ja sõbralikku kollektiivi uut liiget, maskotti. Nii kõlasid 2000. aastal töökuulutuse sõnad üle maailma, erinevates väljaannetes. Kõik kanalid pasundasid sellest. Tuhanded ja tuhanded loomad ja tegelased saatsid oma CV, et kandideerida. Tihedast dokumendivoorust jäid lõpuks sõelale 26 tegelast. Küülik, lendav koer Vipo, konn, Pikachu, tiiger, kits, šimpans, paabulind, plekkmees, jäälinn, jääkaru, laisik, brontosaurus, sinine kala, ämblikmees, tigu, kilpkonn, hiir, toonekurg, piison, sääsk, siga, üks vant, karu, ninasarvik ja pühvel. Algasid maskoti sobivuse voorud. Maskotil peab olema silmatorkav värv, sest toredad tegijad peavad olema kõigile nähtavad. No sellest voorust said edasi kõik kandidaadid, sest lõpuks loeb ju hoopis taustavärv ja rohkem sisu kui välimus. Järgmine katsekivi testis karjavaimu, sest meeskonnas korda saadetud tulemused on alati vägevamad. Selgus, et siin tuli lehvitada jõgede kalliskivile, jäälinnule, erakliku eluviisiga jääkarule, ämblikmehele, kes oli tegelikult ammu omaette tegija. Esimene lugu temast ilmus aastal 1962. Veel tuli lehvitada tol ajal vaid 4-aastasele Pikachule, kes sündis Jaapanis ning elab seal tänaseni oma taskukoletise värvikat elu. Läks ka laisik, sest ta polnud tegelikult kohale jõudnudki, ning brontosaurus ja omaette elav karu. Edasi said kandidaadid näidata oma märkamisoskusi. Kas kandidaatidel on siirad ja avatud silmad, sest kõige olulisem on märkamine. See viib kiiremini heade tegudeni. Selles voorus pidid oma nõrka kohta tunnistama tigu, sääsk ja ninasarvik, kes oli nagunii juba tegelikult hoopis teise noorteorganisatsiooniga koostöökõnelusi alustanud. Järgmine voor testis kandidaatide nõndanimetatud vundamenti, kas jalad on kindlalt maa peal, sest oma väärtuste järgi elamine annab kindlust ja vajab ka julgust. Sedapuhku tuli hüvasti jätta veel 3 ägeda kandidaadiga, lendava koera Vipoga, kes ilmselgelt hõljus pidevalt pilvedes, ning sinise kalaga, kellel polnud üldse võimalik maa peale tulla, ja kilpkonnaga. Aga tema lubas, et Tore põhikoolitusel on ta kohal oma kogemuslooga, kui käsitlemisele tuleb konfliktikäitumine. Oleme selle pikaajalise koostöö eest temale väga tänulikud tänaseni. Järgmises voorus oli luubi all rahulik meel, sest kannatlikkust ja püsivust on vaja. Need viivad sihile. Siinkohal tuli meil senise südikuse eest tänada šimpansit ja tahtsime ka hiirele head aega öelda, aga ta oli juba minema sibanud. No ei püsi üldse paigal. Jäänud on veel vaid 3 viimast vooru. Hästi oluline oli aru saada, kas kandidaatidel on suured ja nähtavad kõrvad, sest hea kuulamisoskus on kulda väärt. Nii saime aru, et oma kohta peavad veel otsima linnud, paabulind ja toonekurg. Tänasime vapra vastupidamise eest konna ja plekkmeest.
kas meie kandidaatidel on ka meeletut jõudu ja energiat, sest õigesse tegevusse suunatult saab sellega maailma muuta. Sellest voorust lahkus haake joonistades Küülik ning tema järel kalpsas töövestluselt minema ka Kits. Viimase vooru jaoks võtsime välja ikkagi ka mõõdulindi ning oma kompimismeeled. Millistel kandidaatidel on lai ja pehme kätehaare, sest soe ja sõbralik kontakti loomine koos kallistusega aitab luua ja hoida suhteid. Väga hea ja pehme kallisiru ulatus oli 2 kandidaadil, Tiigril ja Vandil. Soovisime edu seale, Pühvlile ja Piisonile. Aga ka Tiiger ütles, et tema on nüüd seda hüpet siin Eestis päris palju teinud, et ta jääb ikkagi oma liistude juurde. Ja nii selgineski meie jaoks parim kandidaat. See oli see üks väike, armas, punane Vant. Lisaks selgus, et tal on väga-väga hooliv süda, sest teistega arvestamine on kõige alus. Ja väga hea nina nii mitmeski mõttes, et leida üles toredaid inimesi, tunda kaugelt ära headus ning leida ka kohad, kus abi on vaja. See on meie Vant. Tore Vant on paljunenud. Igas koolis ei pea küll olema oma tore Vant, aga igasse kooli peab tore Vandil olema võimalus tulla külla siis, kui on vaja.